Teie lahkel loal ma võtaksin kokku selle päeva nüüd, kui te veel kannatate 10 minutit, siis püüaks ka omalt poolt midagi sõnastada. Tööandjatena me valisime tänavuseks peateemaks meie rahva kestlikkuse ja see ei ole juhus, et selline teema just Eesti 100. juubelil tõstetud sai. See on üsna erakordne, mida Eesti tegelikult 100 aastaga saavutanud on. Saavutatud iseseisvus, kiire elujärje tõus, siis kaotatud iseseisvus ja ka nendes tingimustes saadud paremini hakkama kui saatusekaaslased, siis taas võidetud iseseisvus ja taaskord suudetud ja julgetud läbi teha väga kiire areng. See on märkimisväärne. Ma mõtlen aeg-ajalt, kas meie suurimaks ohuks on mitte välisvaenlane, vaid meie endi mugavustsooni ihalus. Ei tea. Rahvastiku küsimus on üks selline, mis sellele viitab, aga meil tegelikult ei ole senini kunagi antud sellist pikka oma riigi heaolu aega, mille põhjal kuidagi otsustada. Meie suurim väljakutse pikemas perspektiivis on meie rahvastikuga seonduv. Teadlased on meile, ja ma mõtlen selle meie all tegelikult kogu Eestit, seda aastaid rääkinud. Ja me ei taha seda tegelikult siiani hästi kuulda, sest see on ebamugav tõde. Ebamugav tõde on nii see, et liikudes heaolu riigi suunas ja olles avatud muu maailma trendidele, muutub meie pere- ja lastemudel. On muutunud. Lapsi saadakse vähem ja hiljem. Ebamugav tõde on ka see, et maailmas inimesed liiguvad üha enam ja nii ka Eestis. Sisse- ja väljaränne on sama mündi erinevad küljed. Ebamugav tõde on, nii nagu akadeemik Soomere näitas, et maailma ootavad ees suured ränded, mis põhjustatud hoopis suurematest muutustest. Päris ebamugav tõde on see, et nii kiiresti väheneva tööjõuga ei suuda me oma riiki selliselt üleval pidada. Ja tegelikult on ebamugav ka see, et tuleb teha valikuid, kas ühiskonna ressurss panna tuleviku esile kutsumisele või siis olemasolevaga hakkama saamisele. Me püüdsime näidata täna väga erinevaid vaateid meie rahva kestmise küsimustes. Ja see, et vaated on erinevad, see on tegelikult ainult hea. Ainult nii on lootust, et Eesti kollektiivne pea liiva alt ühel hetkel ka välja tuleb. Ebamugavat tõed tuleb ühiskonnast lahti rääkida. Ilma selleta ei saa tekkida lahendusi, mida suur osa ühiskonnast mõistab ja ka omaks võtab, isegi siis, kui tingimata mitte aplodeerides. Viise, kuidas lahendada rahvastiku suuri väljakutseid on palju. Nendest on täna juttu olnud. Aidata kaasa sündivuse kasvule, aidata inimestel püsida kauem tööalaselt aktiivsena, ükskord ometi võtta julgus kokku ja lahendada meie eri rahvuste kultuuriline isolatsioon, luua Eestis keskkond, kus nii välja rännanud eestlased kui ka teiste riikide inimesed tahaksid elada ja peresid luua, toetada suurema innovatsioonivõimekuse ja tootlikkusega majanduse esile kerkimist, mitte kaotada noori kooli ajal kes teab kuhu, juhtida arukalt sisserännet. Need on kõik võimalikud pikaajalised lahendused. Ja mis on kõige olulisem, ei ole olemas ainult ühte lahendust, mis meie probleeme lahendaks. Kui iga tükik annaks meile 10-15% kogu lahendusest, siis tegelikult on lootust, et me jõuame ka kusagile. Aga seni ei ole mõtet üksteise suunas rusikatega vehkida, kes pakuvad samale probleemile erinevaid lahendusi välja. Ei saa eeldada, et üksi sündivuse toetamine lahendaks meie rahvastiku probleemi. Samuti ei saa eeldada, et kogu meie rahvastiku küsimus oleks lahendatav ainult sisserändega või sellega, et tõsta tootlikkust. See nii ei juhtu. Aga mis iganes on lahendused, on kõigepealt vaja kokku leppida selles, et meil on väga suur väljakutse vaja lahendada. Ja siis tuleb otsustada nendesse lahendustesse panustada, valikut teha ja otsustada. See tähendab ka raha haridusse, teadus- ja arendustegevusse, lastehoidu ja nii edasi, nii edasi. See tähendab ka julgust lahti lasta mingitest märgilise tähtsusega kasututest dogmadest, nagu väga kitsas spetsialistide sisserände piirang. See tähendab paljudest asjadest loobumist mõnikord, sest raha kõigeks ei jätku. Tuleb teinekord loobuda asjadest, millest loodetakse kiiret valimisvõitu. On need lõputud tasuta teenused või üha kasvav niisugune sotsiaalpakett, mida me jällegi ei suuda üleval pidada. See ei tähenda tingimata üldse raha külvamist, nende valikute tegemine ka laste saamise suunas. Isegi kui on tegemist nii tähtsa küsimusega, nagu meie rahvastik, ei saa me ikka endale lubada raha lennukist loopimist. Ikka tuleb arvutada ja teha valikuid, milline lahendus oma eesmärki ikka kõige täpsemalt täidab.
Aga lisaks pikale perspektiivile tuleb rahvastiku ja eriti tööjõu küsimustega tegeleda ka lühemas ja keskmises perspektiivis. Siin sündivuspoliitiku ei saa väga palju meid aidata. Kui räägida ainult väga pikkadest lahendustest, siis ei juhtu mitte midagi, sest ei pea kohe homme midagi tegema. Ja nagu me teame, in the long run we are all dead. Töötegijaid on aga nüüd vaja, homme on vaja, ülehomme on vaja veel rohkem. Nemad maksavad makse. Edasi, tööandjad. Ka meil on vaja kaasa lüüa meie rahvastiku väljakutsete lahendamisel. Me näeme praegu ja tunneme seda, mida mõne aasta pärast hakkab tundma tegelikult kogu Eesti, see on töötegijate puudujääk. Tööandjate keskliit avas 2-3 aastat tagasi selle Pandora, milleks on välistööjõu teema. Me teadsime, et sellega kaasneb väga palju hirmusid, me teadsime, et sellega kaasneb ka päris palju viha, nii see on ka läinud. Ja ometigi see oli vajalik, see teema on tundlik. Me oleme valitsuse ja Riigikogu liikmetega päevi, nädalaid ja kuid nendel teemadel tegelikult suhelnud. Ja teeme seda edasi, aga me ei saa olla siin ainult nõudjad. Me peame ka ise mõistma selles mõttes ikkagi hästi ühiskonna muresid, olgu need mured põhjendamata või põhjendatud hirmud. Eesti ei ole hästi hakkama saanud muukeelse elanikkonna integreerimisega. See pole küll tööandjate süü, aga see ei loe. Me peame ikkagi olema konstruktiivsed, sest kui vajatakse meie tuge välisspetsialistide lõimimisel, siis me ei saa öelda, et see ei ole meie asi. Keelenõuded Eesti ettevõtetes seaduse põhjal on kohati ebapraktiliselt karmid. Me ei saa öelda, et võtke keelenõuded maha, sest et see ei ole äriküsimus. Me peame kaasa mõtlema ja töötama, kuidas teha nii, et ebamõistlikud nõuded kaoks, aga samas keeleküsimus ühiskonnas õiges suunas liiguks. Kui ühiskond tajub, et eesti keel on ohus, siis ei olda valmis ka mõttetuid piiranguid asendama mõistlikega, vastupidi. Siis tullakse välja üha kasutumate nõuetega, nagu näiteks viimane valitsuse otsus, kes lisas välismaalaste elamisloa pikendamisele täiesti läbimõtlemata keeleeksami nõude. Sellised asjad juhtuvad. Me ei ole üksi siin maailmas, meid mõjutavad suured muutused, mis ei pärine meist endist ja need mõjutavad meid suurelt. Kliimamuutused, rändelained, töötegemise mustrite muutus, Euroopa vananemine, samuti Lääne-Euroopa kasvav tööjõupuudus, mis hiigelvaakumpumbana mõjutab tegelikult Ida-Euroopa riike kõige tugevamalt. Juba praegu, aga tulevikus veelgi rohkem. Kasvav ebavõrdsus, mille allikaks on kasvav kvalifikatsiooni ebavõrdsus ja mille kasvu seismapanek on tegelikult naiivne lootus. Need on vaid vähesed paljudest muutustest. Seni me oleme reageerinud muutustele Eestis nii, et püüame kuidagi tagajärgedega hakkama saada, aga mitte põhjustega tegeleda. Ja see on lootusetu ettevõtmine. Hiina vanasõna ütleb, et muutuste tuules ühed ehitavad tuulikuid, teised tamme. Me ei saa ega peagi muutuste tuuli peatama, küll aga saame valida, mida me ehitame. 25 aastat tagasi me ehitasime tuulikuid täitsa selgelt. Ja tänu sellele oleme me täna Eestiga ikkagi väga edukas riik. Praegu me ei julge hästi isegi tamme ehitada. Ehitame parem kergliiklusteid sinna, kus kedagi ei ole, sest vähemalt ei pahanda see kedagi. Ja muutuste tuule suunas me oma nägu ei keera, sest tuul teeb silmad punaseks ja võib sealt pisara välja tõsta. Ma tean seda hästi, mul Peipsil käies saan kogu aeg märjad ja punased silmad. Kokkuvõtteks lõpuks. Esiteks, meie rahvastiku väljakutsed ei lahene ise. Ja kui lahenevad ise, siis mitte nii, nagu meie tahaksime. Viise, kuidas lahendusi leida, on palju, need tuleb läbi arvutada ja kasutada kombineeritult. Teiseks, tööandjad, löögem kaasa konstruktiivselt. Me peame jätkuvalt olema need, kes räägivad probleemist ja survestavad lahenduste leidmist. Muidu ebamugava probleemiga ei tegeleta, aga me ei asu väljaspool muid sotsiaalseid süsteeme. Kolmandaks, poliitikud tuleb hakata otsuseid ka tegema päris probleemide lahendamisel. Isegi siis, kui see suur jama, millest me oleme ka rääkinud, tundub väga kaugel olevat. Me kindlasti loodame enne valimisi, et erakonnad neid teemasid oma programmides käsitlevad. Ja loodame, et räägitakse päriselt asjast, mitte pisikeste poliitiliste kommide pakkumist valijale lahenduste pähe.
Ma mõtlen, ega see lootus liiga suur ka ei ole, kui ma näen, mida kõike on püütud rahvastikupoliitikasse, mis on alles küll tõsi tooriku kujul, on püütud sisse kirjutada. See rahvastikupoliitika on selles mõttes üks huvitav asi, sinna on Eesti parimad spetsialistid, teadjad, teadlased oma panuse andnud, oma vaeva näinud, aga sinna on kõik see, mis sinna on kokku kirjutatud, viimases draftis, mida ma nägin, see nägi välja, nagu oleks kergelt niisuguse kääriva vahukoore tordi peale puistatud kõvasti M&M komme, et asi hästi värviline välja näeks. Mis on aga hea, on see, et avalikkuses hakatakse rahvastikupoliitikast üha enam rääkima. Ja ehk selle käigus me jõuame üha enam ka asja tuumani. Eesti on 100-aastane, me oleme seni näidanud, et me saame hästi hakkama. Mina usun, et me saame hästi ka edaspidi hakkama. See tähendab, et lõpuks võidab ka kõige keerulisemates küsimustes terve mõistus. See tähendab, et varem või hiljem tehakse otsuseid, mis vaatavad tulevikku, mitte ei püüa tsementeerida olevikku. Aitäh teile kõigile, et te osalesite Tööandjate 101. aastapäeva konverentsil Tuule rohelend. Me rääkisime kestmisest ja suuremat teemat Eesti jaoks vist enam olla ei saa. Arvata võib, et tuleval aastal me räägime juba konkreetsematest asjadest, tuleval aastal on ka valimised, võib-olla see mõjutab ka meie teemavalikuid. Tulge taas 2019 ja lööge tööandjate tegemistes ka sellel aastal kaasa. Meil on just tööandjate manifest koostamisel. See on tähtis. Me peame tänavu poliitikutega väga palju kõnelusi just selleks, et Eesti majanduse kõige olulisemad küsimused leiaksid erakondade programmides kajastamist. Ja siis, kui nad seal kajastamist ei leia, siis suure tõenäosusega ei leia nad ka tegemist hiljem. Ma tahaksin veel aitäh öelda lisaks teile, kes te siin olete selle päeva vastu pidanud, eraldi meie toetajatele, Alexela, Tartu Ülikool, Eesti Töötukassa, BLRT Grupp, Tallinna Tehnikaülikool, Swedbank, Eesti Energia, Balbino, Kitman, Tuulemaa, Liviko, Eesti Energia, aga samuti täname oma häid partnereid Enn Kunila, Uno Naissoo, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Delfi Eesti Päevaleht. Aitäh teile, soovin teile nüüd päikselist kevadet ja kohtume taas kellega kus, aga õige pea.